No nii, mis see on? Külmkapp. Külmkapp on sees. Tegin kiirelt ära, et tegin ühe aluse talle sinna ja nüüd on külmkapp sees. Mida ei ole, on see, et ta oleks seina küljes kinni. Tegelikult salamisi tegin ühe sellise küpsetamise ära. Mõtlesin, et jõuan videoga teha, aga panin ainult külagruppi üles, ütlesin, ma hakkan 18.30 tegema. 18.20 olid inimesed siin. Üle 15 oli bronnis, kõik jõudsid korraga kohale, eks ma jooksin täiega umbe. Mida ma tahtsingi nagu stress-testi näha, et kuidas on olukord. Selle nädala videos, üks nädal jälle videot ei tulnud, ma olin Soomes, Randalul ja Pesuril kaasa elamas. Selle nädala videos, kui te seda näete, on vist juba tehtud. Ma küpsetan veel, võib isegi 2 korda nädalas, sellel nädalal. Aga selleks ma pean ühte kohta veel sõitma, et seal küpsetada, aga selleks peavad mul olema tööpinnad, külmik ja kõige tähtsam ahi kinni. Ma hakkan nüüd siia kinni panema ja siis tegeleme nagu edasi, et siis mingid pisi asju on teha. Taigna kast on vahepeal valmis saanud. Et siia ma panen siis need taignad peale, kastid peale. Et muu nagu on hästi olnud, mis ma veel tegin, tulegi kohe meelde, natuke käis kaootiliseks ja kiireks see nädal. Aga ma hakkan praegu neid asju kinni panema ja siis näitame jooksust edasi. Täna on täpselt siuke vihmane ilm, et see ongi täpselt selline aeg, kus teha tubasid töid. Ehk siis kruvid, akutrellid ja panen selle tööpinna karkassi siis nagu maa külge kinni, seina külge ka. Ja siis pärast tihendan selle tööpinna nagu liite kohe ära, et selleks tõstame ahju eest ära ja siis paneme ahjule ka alt poolt. Siin on keermed sees. Alt poolt nagu kinni, et ahi ära liiguks, et lihtsalt hakkan tegema, pole mõtet kükitavana ennast näidata, et näiteks kui valmis on. Nii, töölaud on kinni, see ei lähe kuskile, siis on vaja see ahi peale panna. Nagu ma rääkisin, mul on siin all keermestatud avad sees, ta on läbi nii-öelda tööpinnasele kinni panna, siis mul on ka siin üks plaat, millel on avad sees, ehk siis ma märgin need jalakohad ära, puurin avad läbi ja siis juba hakkan kinnitama, et ma loodan, et läheb kõik plaanipäraselt. Plaan on siis siuke, et teeme. MB Quality Multifoam väga hea vahtmaisega rahul. Teen sellega kõigepealt ja siis nende poolt pindade puhastamiseks mul on veel siuke täitsa toiduainetööstuse roostevaba vahend, et sellega saab kõik puhtaks, et soovitan seda. Nii, avad on ilusti tehtud, aga mul oli kodus siuke polt, et täpselt 20 milli jäi puudu, nii et ma lähen nüüd oma polte poodi tooma. Senikaua ma saangi täpselt selle plaadi siia ära silikoonida, et sealt vahelt midagi läbi läheks. Ja ega siis ongi, ootame seda the next day. The next day. Nii, tõmbasin nüüd poest uued need poldid ligi. Panen siis paneks tagasi selle ahju kinni siia. Ma hakkan lihtsalt järjest tegema ja siis loodan, et saan samal rääkida, läheb ruttu. Kõigepealt ma proovin ära, kas need avad sobivad. Kõik on mõõdetud, aga päris elu võib muutuda ja siis panen korstena kinni ja tagasi. Ma panen nüüd need poldid siin ära ja ongi ahi kinni. Nüüd see on see, et ta liigub siin nende kummipukside otsas, aga saan selle korstena lahenduse veel lõpuni teha. Nii, nüüd siuke lugu, et panen ruttu külmkappiga kinni ja siis keerutame siit juba poodi. Täna teisipäev, kolmapäeval käib poes, õhtul Tainas teen väikse küpsetamise neljapäeval ja ka laupäeval. Ma ei tea, kas laupäevane küpsetamine jõuab videosse, aga ma teen selle neljapäeval ära ja siis näitan siis ka, kuidas ma natuke teen. Külmkapp kinni ja poodi. Nii, natuke imelik oli poes filmida, sest turvamehed hakkasid kohe mul ringi käima. Lõpetasin ära, aga nüüd, kuna homme on ikkagi pitsa tegemine, siis hakkame seda tainast tegema. Mõtlesin, näitan teile ka, et paljud küsivad mult, et kas see tainast teed, et see on kõige raskem osa. Minu arust see on nagu, jah, seal on oma nüansid, aga see on üks, ta ei ole keeruline osa. Ehk siis ma panen siia ka retsepti, mis ma teen. Ma teen praegu, et saaks 22 kuuli. Ühest kogusest ma teen neid rohkem. See eeldab natukene sellist miksrit, saab ka koduküügiumpannidega.
ja saab ka käsitsi, ma teen sellega, sest noh, nii suurt kogust on nii lihtsam. Siin ongi vaja sisse ainult siis meresoola, mis on mul välja kaalutud, külma vett, sest et mikserdamine genereerib ise soojust ja see pärm ei taha liiga sooja vett. Siis meil on, eks ma panin isegi mõned jääkuubikud siia sisse, see on väga okei. See spiraal teeb nii palju soojust, et see läheb ise soojaks. Siis on mul üks väike kaal, et kaaluda pärmi. Pärmiga on tavaliselt see, et kiputakse üle panema. Ma teen praegu 22 kuuli, noh, te nägite juba neid retsepte, ehk siis selle minu 3,5 kilo jahu peale läheb 1,6 grammi pärmi ja ma näitan kohe, kui väike. Kasutan siis seda värsket pärmi, et kui kasutada kuiv pärmi, siis on nii-öelda kogused 3 korda väiksemad. Nii, ma kaalun selle pärmi välja, et te näeksite, et see ei ole üldse suur kogus. Selleks on hea, kui on selline väiksem grammi nii-öelda juveeli või kuidas nimetatakse kaal. See on nüüd 1,6, ma ei tea, näpu suurus, nii palju on 1,6. Ehk siis tõesti on vähe. Selle toon nüüd natuke lähemale. Edasi ma ainult räägin peale, aga siis selle laustame vees ära. Ma kasutan selleks visprit. Tõesti on hästi raastud. Ei ole vaja mingit suhkurt, sooja vett ei midagi. Ja nüüd on siis jahu. Tõstame selle korra kõrvale. Jahu jaoks on mul siis siin nõu. Ja mina selles retseptis 3536 grammi ja ma tõesti teen seda grammi pealt. Keda see taigna tegemine rohkem huvitab, siis jahu kohta ma võin mõnes. Kas tulete pitsat sööma, saan rohkem rääkida. Või kirjutage mulle otsa, et jahu puhul paar nüanssi on. Aga midagi jätta nende teada ka. Laias laastus nisujahu tüüp 0,0 ehk siis topelt jahvatud hästi peen jahu, mille proteiinisisaldus võiks olla kuskil 13 grammi 100 grammi kohta. Ja ega siis ongi nii, et paneme selle pärmivee miksrisse. Natuke jätsin alles, et vaadake, et see pärm ilusti ära laustub. Jää on juba täitsa sulanud, et natuke vett jätan lihtsalt lõpupoole ka. Siis paneme selle siia sisse. Lihtsalt osade kaupa. Siis on ühtlasem. Ja siis paneme mikseri käima. Ja nii hakkame mikserdama. Alguses aeglase kiiruse peale. Jah, kõigil sellist mikserit kodus ei ole. Aga saab edukalt ilma ka. Suuri kogused on lihtsalt nii mugavam teha. Vahepeal panen seda jahu lihtsalt juurde. Nii on seda jahu natuke nüüd parem näha, et ta hakkab selle ennast mikserdama. Lisan natuke seda vett juurde. Ja siis soola lisame nii-öelda kõige lõpus, et senikaua käib ilma soolata. See, mis see krõbiseb, seal on see jää. Lisame vahepeal jahu, kõik ära ja teeme edasi. Lisan veel vett. Ja nüüd on nagu kogu vesi lisatud ja kõik ained peale soola on sees. See võib tunduda, et paneks natuke jahu, paneks natuke soola sisse, aga siis pole enam kogused samad. Ehk siis las ta teeb. Ma panen seda filmi ja näete, et konsistents muutub ja
ütlen, kui lisan soola. Nüüd on siis näha, et hakkab juba moodustuma selline kaalikas, siis kallan ära kõik soola, et see jõuaks siin laustada. Ja nüüd keerutame edasi. Kui sool on juba täielikult laustunud, siis paneme kiirusi kiiremalt. Ja nüüd paneme kiiremini käima. Nüüd kuidas hinnata, et kas tainas on valmis, on see, et mõõdame ta temperatuuri. Et võiks lõpetada mikserdamise sellise 23 pealt. Praegu ta on selline 20, pool 21, eks laseme natuke veel. Ja siis võtame ta välja. Nii, nüüd siis on tainas 23 kraadi. Parem on mõõta seest, aga nii palju kui ma mõõdan, ta on olemas 23 kraadi. Järgnevalt siis teeme sellise inglise keeles bulk fermentation, aga ehk siis sellise kergitamise, kus tainas on suure pallina. Seda kuni hommikuni, praegu on kell veerand 9. Hommikul ma arvan, et kuskil 6 ma teen kuulid. Ehk siis ta jõuab selline 10 tundi olla. Ja siis seejärel teen kuulid ja siis jõuavad nad veel kerkida küpstamiseks. Nüüd tuleb see siit välja võtta. Selleks mina teen käed oliivõli kokku, kas oliivõli külma veega ja siis tuleb see siit mikstrist välja võtta. Et nagu nähate, on selline päris juurikas. Et on päris tugev. See ongi see, et need gluteenid on teinud selle tugevaks ja ta tuleb ilusti ära, ehk siis täie kinde külge. Ma lihtsalt kasutan kindaid, kuna mul nii on mugavam, võib palja käega, ei ole mingit vahet. Ja nüüd ongi mikser puhas, pärast teeme kogus veel. Siin taignakastis ma lihtsalt teen talle paar voltimist. Teen ta selliseks kuuliks. Siit on juba näha natuke neid pärmitaigna sellist mullikesi, kuigi ainult 1,6, 1,5 grammi pärmi sellise koguse kohta. Lõpuks ma veel panen peale oliivõli, et ta nii-öelda ei laseks selle ära kuivada, kuigi gaas läheb peale. Siin on näha need, ma loodan, et näete, aga sellised mullikesed. Paar voltimist veel. Ja siis on siin juba 22 kuuli jagu tainast olemas, millest me siis hommikul olime välja kuulid. Nüüd läheb sellele gaas peale ja jääb hommikut ootama. See ei ole selline tupperware tihe, aga ikkagi, et ta pealt ära kuiva. Ja siis kohtume juba hommikul. Later. Hommik, ehk siis kell on 6, mis oli siis 10 tundi hiljem tegemisest. Ja siin on näha sellised õhumullikesed, ehk siis on ilusti kerkinud.
teeme koolid ära ja siis juba ootame küpsetamise aega. Nii, nüüd oleme siis siin. Näitan, kuidas teen, eks võtan kaane maha ja siin on see tainas ilusti. Teen talle paar voltimist veel sisse. Teen paar voltimist sisse, natukene jahu või sellist, et oleks natuke kergem, aga mitte palju, et sellega ei tasu üle pingutada. Ja ega siis siit hakkan tegema selliseid, minul on 270 grammised kuulid. Võtan tüki, panen kaalule, saan aru palju, jälle palju, 280, 272 ja siis teen sellise liigutuse, et voldin nagu ääred alla ja tuleb siuke ilus kuulikene ja selle astan kasti ja niimoodi ka järgmine 203, 257, 264, 269 samamoodi voldin alla, karpi järgmine ja nii kõik taines ära, et nüüd ma panen timelapsi käima, siis näete, et ma teen ära ja siis juba hakkame ootama õhtut. Ja nii oligi siis tegemine, siin on siis mõned kuulid. Ehk siis jätke meelde, miks nad praegu on, sellised väiksekesed ja nüüd siis umbes 10–12 tunni jooksul hakkame küpstama, nii et ootame, kuni see aeg on läinud. No nii, nüüd on siis see aeg möödunud ja taines on selline ilusti paisunud. Allpool isegi võib olla rohkem, et too mõned asjad veel, siis hakkan siin lõikuma ette valmistama, et siis räägime natuke veel ja hakkame küpstama täna. No nii, paneme siis põll ette. Hakkame natuke preppima, et kell on 5:30. Plaan siin tunni aja pärast müüma hakata, et pesime käed ära. Alustame juustuga. Toajuust. Lihtsalt annab maitset. Nii, järgmisena on meil serrano. See võib külmas olla, see võib külmas olla. Täna tuli hästi hea välja see, et miks see bussi on, et praegu nõues suht kõva tuul. Ja näed, esimene on juba kohal. Sander. Täna nõues suht kõva tuul ja siis on lihtsalt hea siin sees teha, et ei ole mingit tuult, mis segaks, eks pärmitaignale meeldi tuul ja ei ole ka seda, et puhub tule ära või midagi sellist. Aga ma arvan, nüüd natuke räägin Sandriga ja siis tulen tagasi, kui hakkan küpstama, et vaatan, kus siis inimestega on ja teeme edasi. Ma lõikan praegu tegelikult sibula ära, panen tulnikala ära ja siis ongi valmis, et temmeldan karpe ja hakkab müüma. Nüüd juhtus siis nii, et ma tegin vist mingi 30 pitsat ära ja ma lihtsalt ei jõudnud kaamerat käima panna. Ma nüüd lihtsalt teen endale, nüüd on kell on 8, no põhimõtteliselt mul läks tunni aega, tund 15 läks 30 pitsat ära. Ilmselt otseselt seekord ma bronni teinud, nüüd ma lihtsalt teen endale ka ühe ja siis võib-olla mõned nagu homseks tööle. See ei ole kõige õigem, värske, ma soovitan alati värsket, aga ma ei taha rääsida ka. Nii, ma lihtsalt näitan, kuidas ma teen ja sama ära räägin, et täna lihtsalt oli nii palju ka, et oli vihmasem ilm ja selle tõttu see mõjutab kohe välitoitlustust. Aga ma ei lase sellest ennast väga heidutada, sest mulle see oli ikka hea kogemus, ma sain proovida harjutada ja tegin sellist pepperonit, mida on hea pildi pealt näha.
Siin ma saan näidata ka, paljudel on küsimus, kui kaua see pitsaajus on, kui kaua aega läheb. Ehk siis nüüd saate otse jälgides mind vaadata, et kuidas ma teen ühte pitsat ja siis kuidas ta ahjus on. Et panen siin tooreni peale. Ja siis näete, siis ma näitan, võtan kaamera ja siis näitan. Nii, ma võtan selle ja kindlasti labidale ei ole ka üldse keeruline panna. Aga noh, ma olen mõned pitsad elus teinud, et see on, näitu tuleb ilumusega ka. Nii, võtan kaamera ja näitan. Ehk siis see on ahi ja siis paned sinna ja ahjus. Nii. Samal ajal kui ahjus on, ma panen lihtsalt endale paberi valmis, mina endale karpe ei võta. Loodan, et kaamera siin ära ei sula ja siis näitan jooksvalt. Ehk siis ahjus on 450 kraadi. Kivi on praegu päris külm minu jaoks, võiks olla soojem. Tahaks mingit 450. Saab on jahedam. Ühesõnaga, võiks olla natuke soojem, juba kerkib. Ehk kohe keeran 180 kraadi. Üldiselt ma keeran ühe korra täis 180 kraadi, siis hakkasin servasi niimoodi kummutama. Nii, nüüd on see ka tehtud ja siis nüüd keerutan teda veerandpöörade kaupa. Et saada servilust ühtlaselt pruuniks. Põhjale vaatan ka, ilus leopard. Ja ta valmis ongi. Ühesõnaga selline pepperoni ja nii kiiresti siis valmib, et ma ei tea, palju see ajaliselt võttis. Aga nii on, et nüüd ma siin teen võib-olla mõne veel, vaatan, kas keegi tahab veel. Vihmase tuulisilmaga on kehvem, aga ei ole midagi, sai arutada ja siis pakin kokku, et selleks nädalaks selle video kõik. Mul on täna 4 päev, mul on laupäeval 2 üritus, aga selles ma ei jõua enam monteerida, et ma proovin reedeks või pühapäevaks video kokku saada. Ja teiega näeme siis järgmise osas, et bussis on natukene veel nipet-näpet teha, aga nagu näete, saab juba pitsat küpsetada. Nii et näeme järgmises videos. Ciao!